Niisiis jätkame. Õigupoolest jätkan mina oma mõtete edastajana ja sina vastuvõtjana analüüsi, mõtlust, mis toob meile aasta 2023. Esimeses osas ma resümeerisin selle sama väite väga lihtsalt. Täpselt teame, mida aasta 2023 meile tõi, teame me samal ajal 24. aastal. Aga teine mind alati paelunud peamine küsimus, mis ei ole mitte ainult minu küsimus, vaid see on inimteadvuse üks ülimaid küsimusi. Kas homsed sündmused on juba täna olemas? Nüüd ma juba kordan möödunud osas esitatud mõtteid, aga nad seovad edasist mõttelõnga. Suure tõenäosusega ja enamikus on nad täna olemas. Kuidas neile juurde pääseda? Kuidas valmistuda nendeks sündmusteks on ju peamine küsimus inimesele. Kuidas valmistuda? Ma ei tea. Aga kuidas mina seda teen? Minu tarvis on selleks teekonnaks 3 peamist komponenti. Nendest kõige olulisem on küsida teed, küsida nõu elavalt Jumalalt. Mitte palves, mitte paludes midagi. Olgu, et ma teen seda sellises hingeseisundis, kus ma tean, et ma küsin neid asju kõiksuse looja elava Jumala käest. Loomulikult teatavas aupaklikkuses, Jumala kartuses, tähelepanelikkuses. Küsin lihtsa keelega. Lihtsas keeles, lihtsaid küsimusi. See on üks komponent. Teine komponent on olla tähelepanelik. Panna tähele sündmusi enda ümber, endast kaugemal ja veel kaugemal ja globaalselt tervikuna, mis leiavad aset planeedil Maa asetseva populatsiooni nimega inimkond üleselt. Analüüsida, vaadelda, toetuda erinevatele allikatele, millesse võib uskuda, mis paistavad olevat usutavad ja veenvad. Üheks selle aluseks on kindlasti piibel. Mitte, et ma teda loeksin, võtaksin kätte ja loeksin teda lihtsalt juhmi järjepidevusega. Olgu, et ma teen ka seda piisavalt tihti. Ma loen väga palju piibli tõlgitsusi. Ma loen endast oluliselt targemate meeste, ka väga ammu elanud inimeste kirja pandud seoseid, tõlgitsusi, mõtisklusi inimeksistentsist. Sest üks on peamine, kuidas töötab inimmeel. Me proovime, mina vähemalt küll, proovin võimalikult hea välja näha ka väga viletsas olukorras. Ma ei pea silmas muidugi mitte visuaali, sellest ma olen ammu loobunud, sest kui ma ka 30 aastat tagasi võisin olla
tinglikult kena mees, siis kahtlematult nüüd on lihtsalt üks vana mees, kellel ei ole oluline, kas ta näeb halvem või parem välja. See ei ole oluline. Mul on määrav see, kuidas ma paistan Jumalale. Kuidas Jumal mind näeb, minu südame hoiakut, mu mõttemaailmas pöörlevat protsessi, seda analüüsi, minu tõekspidamisi, elulisi väärtusi, mida ma loen oma elus enda tarvis kõige kõrgemaks. Sellest lähtuvalt juhatatakse mind erinevate autorite juurde, kelle teoseid ma loen. Loen heal meelel, olen lugenud aastakümneid, mõtisklen nende üle. Ja need ei ole kindlasti mitte piiblitõlgitsused, vaid üldvaimsust hõlmavad, analüüsivad, vaatlevad, kaaluvad, arutlevad teosed. Ma ei hakka lugema mitte ühtegi autorit esile, seda on kõik võimalikest filosoofiatest, kaasa arvatud ka tundmatud autorid, idamõtlejad, loomulikult lääne teadvusele väga autoriteetsed teosed, Kreeka filosoofia, väga palju kirikuisade teoseid, aga reserveeritult. Kõigest sellest tekib mingi teatav üldistus, et kõigepealt saaks endale selgeks oma väärtushinnangute skaala. Mis on elu põhiväärtused? Ma ei hakka ka neid üles lugema, sellepärast et sa juba saad isegi aru, mis on elu põhiväärtused. Põhiväärtuseks, peamiseks minu hinnangul on tõde. Tõde ükskõik millisel kujul. Ehk mulle päris armas on see dialektiline niisugune võrdum, kas on parem ilus vale või valus tõde. See on ju väga levinud. Täiesti arusaadavalt on minu otsus alati mille poole? Valusa tõe. Muutumatult ja jäävalt. Sest elu oma olemuselt ei ole disko ega pitspall, vaid päris karm protsess. Kui siia juurde lisada see, et ta on niivõrd kahjulik, et ta lõpeb klassikaliselt alati ja kõigi jaoks surmaga. Mis on alati varjul ja mida osadele inimestele, kes võtavad aega veeta Jumalaga oma mõttetasandil, ilmutatakse ette nende peatsne lahkumine. See on palk, see on töötasu selle protsessi eest. Seda tööd nii-öelda tinglikult, nagu ma ütlesin, seda tööd ei ole võimalik teha mehaaniliselt ega ennast selleks sundida. Selleks peab olema inspiratsioon ja kui sul on juhtimises see inspiratsioon, siis sa samamoodi mõistad neid sõnu, mida ma sulle räägin. Need, kes seda ei mõista, need ei kuulagi mu tekstis, mis on nende jaoks liialt keerulised või ütleme liialt nõmedad. Ma räägin sellest teisest komponendist peale isikliku vestluse elava Jumalaga, mis oli esimene osa. Teine sellest protsessist, mille kaudu ma pääsen juurde täna homsetele sündmustele. Teine osa on siis nüüd erineva info omandamine, selle selekteerimine, selle läbi töötamine, kõrvale heitmine, mõnikord ka tagasivõtmine. Mitte kõrvale heitmine, vaid kõrvale panemine. Kui tundub, et see otse kui mingi pusletükk ei sobi sellesse tervikusse, mida ma otsin, ma panen ta kõrvale.
Ja väga tihti ma avastan seoseid ja mõtteid, mis on nii-öelda seal kõrval seisnud võib-olla aastaid, võib-olla isegi aastakümneid. Ja nad sobituvad väga hästi sellesse puslesse, mida ma siis lahendan, see igavene pusle, mida inimteadus muideks lahendab kõik kollektiivselt. Nad ei räägi lihtsalt sellest. Mis oleks lühidalt kokkuvõttes teine komponent sellest kolmest. Mis on kolmas oluline komponent? See on tähele panna sündmusi, tähele panna päeva. Kreeka keeles on üks hea lausang, koosneb 2 sõnast. Carpe diem, kasuta päeva. Milleks? Mõtluseks. Pane päeva tähele, pane hetke tähele, ole tähelepanelik. Ma olen seda võimaluste piires nii palju, kui ma olen suutnud, olen seda alati teinud. Ja kui ma tunnen, et mu tähelepanu hajub, siis ma peatan igasuguse tegevuse ja jään vaikseks. Ja siis, kui on toimunud mingisugune energeetiline transformatsioon, selleks on vaja teinekord võib-olla teha 10 minutit puhkust, 10 minutiks suigatada. Ma teen seda mõnikord mitu korda päevas, siis on meeled uuenenud ja edasi saad selgelt panna tähele kõike, mis on päeva raames. See on see koht, kus kohas ma ei tegele ei homsete planeerimistega ega mõtlustega, mis toob tulevik ja selle kalkulatsiooniga või mis on möödas. Siis ma proovin olla tähelepanelikult praeguses hetkes, tunnetada praegust hetke ja ka sündmusi selles päevas. Et need oleks need 3 komponenti, mida mina kasutan. Need on minu instrumentaarium, mis on mul kõige olulisemad. See on lugemine, informatsiooni töötlemine, tänapäeval tuleb seda väga palju netis teha ja kahtlematult on kergem, ta kergendab, sa ei pea pidevalt endale neid paberkandja peal informatsiooni hankima ja seda läbi töötama. Eks ta on oluliselt kergem. Ja teine osa on vaimus selle läbi töötamine ehk Jumala ette panemine ja mõtlemine. Ma teen seda Jumala altaril, Jumala ees ja õigete küsimuste küsimine. Ja 3. oli siis tähelepanelikkus. Panna hästi tähele. Kõike seda peab raamima üks kõige peamine, mida ma olen treeninud endas ja vähemalt mul on seda hästi autoriteetseks. Kaugele ma sellega olen jõudnud, ma ei tea, see on isetus. Isetult, võimalikult isetult omandada informatsiooni, töödelda, võimalikult isetult panna see Jumala ette vestluses Jumalaga. Ja 3. on, kui sa paned tähele sündmusi, et neid vastu võtta võimalikult isetult ja mitte reageerida nendele siis kategooriates hea või halb. Ega see väga kerge ei ole, aga vähemalt ma selles suunas olen liikunud ja loen seda ülimuslikuks ja väga vajalikuks ja edasi viivaks nagu osaks või mis annab kvaliteedi. Ja nüüd algteemasse. Mis on tulemas? Sõnum on väga lihtne, ilma keerutamata. Meie väike isamaa siseneb aega, kus kohas kõik harjumuspärane, nii nagu ta on viimased 30 aastat, 31 aastat tegelikult, on kestnud, see kõik muudetakse täiesti. Muudetakse
ja toimub täiesti isetu protsess. Eesti, tillukene väike Eesti. Sõbrad, ta on väga väike. Kui sa elad Eestis, siis ta paistab suurem. Kui sa teda näed selles Euroopa diapasoonis ja loomulikult maailma diapasoonis, siis on ta tõesti väga väike. Ta on nagu nööpnõel. Ei nagu hüies. Teda on sealt raske üles leida. Aga ta on seal olemas ja meile on ta väga kallis. Eestiga toimub täieline transformatsioon ja Eesti tulevik on seotud Vene laieneva impeeriumiga. Kas see läheb niimoodi, nagu ta läks 40. aastal? Ma ei tea. Ma olen seda korduvalt ja korduvalt proovinud välja peilida jumalalt. Neid on väga vastakaid, erinevaid sisendusi ehk viiteid jumalalt. Ja sellepärast ma ei saa seda välja öelda, kas see läheb veretult ja rahulikult. No pigem. Aga kas ta täiesti veretult läheb, seda ma ei tea. Üks on selge. Eestis toimub, mis on väga halb ja väga raske. Eestis toimub see protsess, mis 39. aastal absoluutselt oli täitsa olematu. See on need 10 000 inimest, kes deporteeritakse 41. aasta juunis Venemaa kaugematele aladele. Ja siis järgmine deporteerimine ehk küüditamine 49. aastal 20 000 inimest. See on tühisust ja tühisus. Eestist lahkub tohutu hulk inimesi. Nad lahkuvad hirmuga. Nad põgenevad Eestist. Tohutu hulk, kes alles jäävad. Ja nüüd ongi see kurb koht. Ja see ongi see, miks ma üldse seda räägin. Eestis on praeguse seisuga venekeelne elanikkond ümmarguselt 250 000. Need inimesed ei lahku. Viimase aasta jooksul on Eestisse sisenenud 100 000 vene emakeelt kasutavat inimest. Ja nüüd see protsess, mis nende inimeste vahel toimub, selle kahe vaimkonna, mitte kogukonna, kahe vaimkonna, sest nad on täiesti erinevas vaimsuses. Paraku ei ole mul midagi head sellest edastada. Väga palju allikaid viitab ja ma jälgin, ma suhtlen palju vene inimestega, no netipõhiselt ja siin võimaluste piires ka Hispaanias. Mul on piisavalt kvaliteetne vene keel, et ma võin vabalt suhelda nii kõnes kui ka kirjas. Ja paljud viitavad sellena, et see on nagu soov mõtlemisest kantud, et selle kahe vaimkonna, need meie, nagu mina nimetan, meie koduvenelased, estlianse, nad on meie omad, me oleme koos elanud. Minu põlvkond, minust vanem põlvkond, minust oluliselt noorem põlvkond, me oleme koos eksisteerinud. Nad on meie kaasmaalased. Paljud räägivad eesti keelt, paljud ei räägi, paljud häbenevad natukene. Ma ei hakkagi sellest rääkima, kõigest sellest, mida 31 aastat on selle kogukonnaga tehtud. On see rahvuslik karma või mis ta iganes on. Käitutud on väga inetult. Väga inetult. Kui iga eestlane kübekenegi omaks endast empaatiat ja keeraks nii-öelda selle rolli ümber ja samastuks
Eesti venelasega. Mis tundmused on tema südames, tema teadvuse seespool suhtes, meie suhtes? Eelkõige muidugi avalikus sektoris, valitsustasand ja kõik sellega seondub. No, eks seal on ka inimesi väga palju erinevaid. Üks on selge, midagi positiivset seal ei ole. Need, kes on avatud, sest vene inimese natuur on eelkõige väga avatus. Ta on impulsiivne, emotsionaalne, tal on hoopis teised hingemõõtmed. Ma võin seda rääkida, ma tunnen vene inimest, sellepärast et mu ema on venelane. Ta on küll täiesti eestistunud venelane, nii et ta satub siia väikelastekoduga pärast Leningradi blokaadist pääsemist, kus ta jääb orvuks, nii et oma taustast teab väga vähe ja saatuse keerdkäikudega satub ta Eestisse väikse tüdrukuna, nii et praktiliselt tema emakeeleks saab eesti keel ja üks hea naine lapsendab ta ja ta kasvab eestikeelsena ülesse. Aga ta on üpriski väga ikka tõeline vene baaba. Ta on ka täna elus üle 80 aasta vana ja ta on minu ema. Ja läbi tema ma tunnen vene hinge. Nii et see ei ole mulle mingil kujul võõras. Ja ma tunnen ka eestlast hästi, sest minu isa on eestlane. Nii et tüüpiline nii-öelda kes need segaverelised kõik on, eks, poluvernikud ja tiblad ja vatnikud ja kõik, kuidas mind on nimetatud, putinistid ja pohhuistid ja mida iganes. Vahet ei ole. Mulle piisab sellest, et ma tean ise, kes ma olen ja minul ei ole vene rahvaga mingit protsessimist, mitte mingil kujul. Ma olen nendega ammu rahu teinud, see on minu isiklik teema. Aga okei, uuesti sinna, sellesse kohta tagasi, kus kohas Eestis on praeguse seisuga tuleb välja siis umbes 350,000 venekeelset inimest. Nad on kõik venelased. Sellist asja nagu mingi ukrainlane. See on illusioon. Kui sina juhtumis oled see inimene, kes praegu kuulad mu sõnu, sul on valetatud. Mingid ukrainlasi kui selliseid ei ole Eestisse jõudnud, need venelased. Ukrainas elavad vene inimesed. Ja see, mis toimub seal, see on 90% ulatuses on vale. Kui sul ei ole juurdepääsu alternatiivmeediale, siis on 90% informatsioonist, mida sa omad, vale propaganda, selge propagandaline vale. Kõige ja kõige kohta. Absoluutselt. Seda tõestada ma ei näe selleks mingit vajadust. Ma lihtsalt teadval sellest, et see on vale. Tõega on seal väga vähe pistmist. Ukrainas, ehk need päris ukrainlased, neid Eestisse ei jõua, neid ei ole olemaski. Neid on olemas Ukrainas sees. Seda võib võrrelda protsentuaalselt nagu Hiiumaaga umbes. Eesti Vabariik oma siis umbes täpselt 1 miljoni inimesega, kui sedagi, sest seda vassitakse. Ja sama palju, kui on ukrainlasi Ukraina riigis, sama palju on Eesti Vabariigis hiidlasi. Suurusjärk on enam-vähem sama, aga see võib isegi väiksem olla. Nii et tegemist on vene inimestega. Need 100 000 inimest, kes on Eestisse pagulastena sisenenud, neid ei ole mõtet hakata illustreerima. Enamik neist on häälestatud. Nende ajud on häälestatud väga halvasti Venemaa suhtes. Nende ajud on korralikult pestud. Nende hulgas on muidugi väga palju inimesi, kes ei ole seda. Enamik on. Ja mul on proovitud luua niisugust nagu soovmõtlemisest sündinud pildikest, et nende omavahel hakkab toimuma nagu mingisugune niisugune integreerumine.
et nad integreeruvad olemasoleva vene kogukonnaga väga hästi ja toimub nagu ühisosa. See on samamoodi vale. See on alatu vale. Täielik vale. Üks osa võib integreeruda, enamikus nad võivad olla nii-öelda sellise hoiakuga, neil on rõsikas põues. See ei avaldu kohe kuumade sündmustega, aga pomm on tiksuma pandud. See on kõige olulisem aspekt, mis määrab edasise Eesti saatuse. Ja nüüd selles protsessis, mille ma enam viitasin, Eesti nii ehk naa liitub selle suure föderatsiooniga, mina armastan seda nimetada, see on minu enda välja pakutud, see on Vene impeerium. See taastatakse nii ehk naa. Täna on ta Vene föderatsioon, aga kas ta saab selle nime, see mängi rolli. Minu töökeeles mina kasutan seda Vene impeeriumina. Ja nüüd edasine vaatlus, milliseks kujuneb sellel pisikesel territooriumil elukorraldus, millised võimalikud lahendid. Kusjuures see ei toimu mitte ainult Eestiga, vaid taas samamoodi see toimub nii Lätiga kui Leeduga. Baltikumi võetakse tervikuna. Baltikumist joonistub välja üldse eemale poole loomulikult kõige suurem. Sellest kolmikust on Leedu. Leedu, mille nii-öelda tervik identiteet on Venemaal, paneb seda tähele, sellepärast et see seos Poolaga, nagu on Leedul vana ajalooline seos, seda vaadeldakse Venemaal hoopis teistmoodi. Eesti on sõna otseses mõttes Venemaa poolt vaadatuna nagu pisikene mingi väike, armas, pisikene tillukene, niisugune nukukene. Seal elavad eestlased. Venelased alati muigavad mõnusalt, sest me oleme nii väiksed ja niisugused enamik vene inimesed on hea südamlikud ja nad ei ole kurjad. Neid ei ole mõtet kurjaks ajada. Nad on ikka niisugused, nagu nende arhetüüp ongi. Nad on nagu karud. Karu ei ole, kui karu ajad kurjaks, siis tead, mis juhtuma hakkab. Sa ei taha teada. Aga keskmiselt on vene inimene väga sõbralik. Eestlastesse ta suhtub ikka niimoodi, mitte ülvelt ei itsitata, vaid niimoodi kergelt muiatakse. Sest eestlaste erisust on niisugune mentaalsus on Venemaal väga laienenud. Eestlastesse suhtutakse ikka, et nad on pikameelsed, nad on tublid ja töökad ja hästi rahulikud, aga nad on nagu kergelt ohmakad, hästi õrnud, nad on väga pika taipamisega. Ja kui see liitumine on toimunud, kas siis veretult, annaks Jumal, või veriselt, annaks Jumal, et seda verd väga palju ei voolaks. Selle järgselt on põhjust nüüd vaadelda Eesti Vabariigi territooriumil, endise vabariigi, seepärast et kõik tühistatakse, absoluutselt kõik. Eesti Vabariiki kui sellist järgi ei jää. See asendatakse hoopis teise haldusüksusega, haldusstaatusega, kõik mängitakse ümber. Ja nüüd tuleb üks väga huvitav asi. Vaat see on informatsiooni korjamine. Sa mäletad seda, kuidas ma oma selle video alguses tutvustasin, kust ma korjan informatsiooni. Informatsioon on hulka tõsiasju ja faktoloogia, ajaloolisi tõsiasju. Ja siis kõik muu läks niisuguse rohkem esoteerika valdkonda ja vaimsusesse. Sõber, täiesti pädevana, täiesti õigusjärgsena
on Eesti territooriumi eest makstud selle seaduslikule omanikule, Rootsi kuningriigile 3 tonni hõbeda suurune kogus hõberaha. Ja see leping, see ostumüügileping on täna Stockholmi arhiivis. See on Peeter Esimese juhitava Vene tsaaririigi ja Rootsi kuningriigi vahel sõlmitud ostumüügileping. Ja sa tead, millal see on sõlmitud? See on pärast seda, kui Peeter Esimese aegne võidukas Rootsi-Vene sõda, vastalt siis aastatel, tõesti mul ei ole 1700, 1710, 12, 13, kuskil selles perioodis. See koht, kus kohas on Narva lahing ja Narva linnuse langemine ja kõik need sündmused. Eesti territoorium liidetakse sõjatulemina. Vene armee siseneb siia, siit taanduvad siis selleaegsed üksused, siia oli ka muidugi Balti aadelkond oli ju seotud, see oli Balti alad, aga sõlmitakse ostumüügileping pärast seda, kui sõjategevus on peatunud, langenud on kokku loetud ja kaotused, hävitatud linnad ja külad. Sellel ajal sõditi ilmselt natuke teistmoodi. Sõlmitakse pärast seda, kui Eesti territoorium oli üle võetud, ehk ta oli nii-öelda venelaste kontrolli all, tehakse sellegi poolest ostumüügitehing. Ja ma ei oska nüüd selget hinnangut anda, 3 tonni hõbedat. See on, kas see oli mingi 50 000 niisugust suurt hõbetaalrit. See ei olnud väga väike summa, aga ta ei olnud ka muidugi väga suur. See on seal kuskil ebamäärane, ütleme, see võis olla seal võib-olla siis mingisugune, ma ei tea, 5 miljonit eurot või oli ta 50 miljonit, vahet ei ole, eks. Tegemist on ikkagi küllaltki marginaalse summaga. Ja see on ametlik ostumüügileping. Rootsi kuningriigilt on Eesti territoorium välja ostetud. Ta on võidetud sõjaliselt ja ka välja ostetud.